Tere tulemast Haapsalu Montessori keskusesse. Mina olen Epp, keskuse juhataja. Meie eesmärk on see, et pisikesed sõbrad saaksid iseseisvaks, oskavad rääkida, oskavad tualetis käia, oskavad ennast riietada, oskavad endale süüa teha. Et nad on ägedad, nad saavad väga paljude asjadega hakkama, kui nendel anda see võimalus ja meie rühma idee ongi anda neile see võimalus. Meie maja asub Haapsalu keskel, teda on raske mitte märgata, see on selline ilus rohelise katusega maja ja meie tegutseme selle maja esimesel korrusel ja meil on siin ruumides 2 vanuserühma, väikelapsed ja mudilased. Väikelaste rühmast käivad alates 16. elukuust kuni natuke alla 3 aasta vanused lapsed ja väikelaste rühma kõrval on mudilaste rühm, kus osalevad 3 kuni 6 aasta vanused lapsed. Seni oleme me Eestis ainulaadne selles mõttes, et sellised 2 vanusegruppi on üksteise kõrval ja toimub selline orgaaniline loomulik liikumine nende rühmade vahel, et kui väike laps on valmis oma oskuste ja arengu järgi liituma vanema rühmaga, siis ta saab seda sujuvalt teha ja talle on juba tuttavad näod seal ees ootamas. Siis meie armsa maja kõrval on õueala, seal saavad lapsed erinevate sõidukitega sõita, peenraid harida, selliseid hooajalisi töid teha, lehtede riisumine ja lume lükkamine on ühed lemmikutest. Siin on meie väikelaste rühmaruum. Ühes osas saavad lapsed tegeleda selliste märgade ja määrivate tegevustega. Siin on meie igapäevaelu aineala ja kunstiaineala ning siin saab ka tegeleda toiduga ja lapsed einestavad siin, söövad nii hommikusööki kui lõunasööki. Mis on eriti äge, on see, et väiksed lapsed katavad ise laua ja toovad endale kõik vajalikku lauale ja serveerivad endale ise toitu. Nii nad õpivad paremini planeerima enda koguseid, mida nad jaksavad ära süüa ja on rohkem ka äkki toidust huvitatud, kui nad saavad seda ise endale ette tõsta. Väikelastele väga meeldivad siin igapäevaelu harjutuste ainealas veega seonduvad tegevused. Näiteks on meil taimede kastmine, kus laps saab tõesti siis lõputult meie aloe taimi ja draakonipuud kasta ja seda on nii tore vaadata, kuidas neile see võimalus rõõmu pakub. Ja siis me lähme aasta-aastalt keerulisemaks. Peale taimede kasmist saab hakata näiteks lauda pesema või siis nõusid pesema või pesu pesema. Kui vaadata seda väikest last, kes nende tegevustega hoos on, siis on näha sellist uhkust ja enesekindlust ja sellist mina suudan, mina oskan tunnet nendes, et selline sära tuleb nendes välja, et seda on hästi tore on seda vaadata. Kõik need asjad, mida nad kasutavad, need on nende suuruses ja et ta jaksaks ise seda tegevust läbi teha, läbi viia, lõpetada, alustada, et see on oluline. Kogu see keskkond on kingitus nendele lastele, et see ei ole meie oma, see on laste oma ja seda tunnet me tahamegi neist tekitada, et nad on enda ruumis, et nad teavad, kus on asjad, kus nad leiavad selle, mida nad otsivad, kuhu käivad asjad tagasi. Kui nad näevad, et on näiteks kaaslasel läinud vett maha, siis nad tulevad talle appi, otsivad ise üles põrandamopi ja hakkavad seal korda looma, et seda tunnet me tahame neist tekitada, et see keskkond on tõesti nende oma ja siis, kui nad seda tunnet tunnevad, siis nad tahavad ka selle eest hoolitseda. Et nad märkavad siis nii enda füüsilist keskkonda kui ka sellist inimkeskkonda.
Nad märkavad, kui on puru laua peal või plekk laua peal ja nad tahavad selle korda teha. Nad näevad, kui nende kaaslane on millegagi hädas, nad tahavad teda aidata. Väikelastele tihti meeldib asju teha üksi ja endale, sest nende põhiline fookus on sellel, et nemad ise saaksid selle oskuse omandatud. Sellepärast on neil ka natukene raske oma asju jagada teistega, kes nüüd tahaksid ka samamoodi osata, aga ei saa, sest see on teise lapse käes. Me laseme sellel lapsel, kes parasjagu tegutseb, selle vahendiga tegeleda nii palju või nii kaua, kui tal seda vaja on. Ja siis pehmelt suuname teise lapse, kes ka huvitatud on, tegutsema millegi kallal, mis ei ole nüüd see vahend, mis on kaaslase käes. Et see jälle ei õpeta mitte enesekesksust, vaid see õpetab lapsele seda eneseaustust, et kui mul on praegu huvi millegagi tegeleda, siis mul on õigus seda teha. Kui ma ei kahjusta ei ennast, ei keskkonda, oma kaaslasi, siis mina õpin praegu seda asja tegema ja ma tunnen ennast turvaliselt, et ma tõesti saan seda teha, et ma ei pea olema valve, keegi mul selle käest ära võtab, ja see valves oleku tunne ju tegelikult segab seda keskendumist, eks ju. Ja samamoodi me õpetame sellele kaaslasele, kes tahtis sama asja teha, lugupidamist oma sõbra vastu, austama teise inimese valikuid. Et see kõik algab üsna varasest east, see ei ja mõistmine, eks ju. Et sellepärast on ka kõiki asju siin rühmas üks. Siin kunsti ainealas on erinevaid võimalusi siis eneseväljendusega tegeleda. Me ei näita neile ette, kuidas kujutada näiteks puud või päikest või inimest, sellepärast, et me oleme sellest teadlikud, et nemad seda veel ei oleks võimelised tegema. Siin on meil peenmotoorika aineala, muusikategevused ja emakeele aineala. Lapsed õpivadki siis hoidma esemeid erinevat moodi käes, erinevad pistmisharjutused, pulgad, mis on erineva jämedusega, augud, mis on erineva suurusega, selline sobitamisülesanne, siis me õpetame neid alguses lükkima, kuni nad jõuavad siis tõesti õmblemiseni välja ja siis on erinevad sorteerimisharjutused, siis arendame nende kompimismeelt, meil on sellised toredad mõistatamiskotikesed, kus nad saavad siis kompida ja välja võtta selle asja, mida juhendaja on palunud võtta. Need on sellised toredad äraarvamise mängud. Meile meeldib väga muusikat teha lastega, et väljas on valik pille, millega nad saavad harjutada rütmide löömist ja meil on siin laulukaardid, kus me mängime lastele selliseid inimmuusikakeskuseid, kus nad näitavad meile laulukaarti ja siis me saame koos seda laulu laulda lastele. Meil veel sellised helinupud, millega saavad lapsed kuulata orkestripillide helisid ja vaadata pilte nendest pillidest, mille heli nad kuulevad. Ja teinekord me laseme neile ka klassikalist muusikat, mis paistab neile meeldivat. Kogu väikelapse rühma idee on see, et laps oleks, temast säiliks elurõõm, et me hoiame seda ja säiliks huvi uudishimulik olla ja saada funktsionaalselt iseseisvaks, et me toetame tema keelearengut, et oskaks rääkida, õpiks rääkima. Me laulame temaga, räägime temaga, vestleme temaga, hoiame teda, kui emotsioonid on suured ja samamoodi kuulub selle funktsionaalse iseseisvuse juurde rääkimise kõrval ka endaga hakkama saamine, et me paneme rõhku potitrennile, et me väga soovime, et lapsed oleksid kas riidest mähkmetes või potitrennipükstes või juba aluspükstes rühmas, et tekiks harjumus varakult käia tualetis. Ka riietumisel me just aitamegi lapsel siis jõuda sinna punkti, et ta oskaks ennast nii lahti riietada kui õueriided selga panna.
aitäh, ma loodan teid meie keskuses varsti näha.